olen Andres, olen kruvi ühendaja. Täna me paneme kokku tõuksi. Alustame siis, et need on Eagle'i rattad. Need on 110 mm, nii et head ja sujuvad. Meil on MGP Ninja laud, MGP piduriga. Griti lenks, millel on peal sinised Odi gripid ja Odi paarendid. Kasutame HIC süsteemi. Ja see on MGP Nitro kahvel. Ja kõike selle paneme kokku, kõike seda hoiab kinni Tilti double clamp. Nii, ja et see kokku panna, meil on vaja 6 kanti. Et kokku panna Tilti SS. Meil on vaja 5 kanti, et panna kokku HIC. Ja 2 polti, 2 spacereid, laagreid. Ja see on kõik. Et esimene asi, mis me teeme, me paneme kahvli HIC-ga siia külge. Siia vahele käivad kaelakausid, nii et me võtame need kaelakausid. On õlised, nii et sul tasuks nad võtta salvrätiku või mingi muu asjaga. Nii, me paneme need kaelakausid siia üles. Siia üles, nad klepuvad siia kinni. Districti kaelakaussidega sa pead alla taguma selle väikse ringi siia, et see ikka korralikult kinni hoiaks ja üks käsi alt välja kukuks. Paneme kahvli siit läbi, võtame teise laagri, paneme selle siia sisse. Nüüd võtame väikse mingi mikrospaceri, et kahvel siin ikka korralikult ja taitilt istuks. Ja siis võtame top capi ja lükkame siia peale. Nii, nüüd meil läheb vaja top capi ja shimmi. Siin sees on käbi ja me paneme shimmi siia peale. Ja siis top capi. Ja top capi hakkame siia sisse keerama. Ja siis lõpetame 5-6. Et üks märge, et sa ei saa panna HIC-d, kui sul pole oversized lenks. Meil on Griti lenks ja see on oversized, nii et see on korras. Nii, nüüd me paneme peale rattad. Sul on tavaliselt 2 tüüpi spacerid. Need, mis on väiksemad, need käivad tihtipeale ettepoole, kuna ees on väiksem vahe. Et paneme enne väiksemad peale. Sa võtad poldi, esimese spaceri siit läbi, võtad ratta, paned selle siit läbi, võtad teise spaceri ja kui su tõuks on uus ja see pole kulunud, siis see läheks ilusti sisse. Võtame selle siit keskelt vastu tavalise 5-6 kandiga. Ja siis sa keerad selle ilusti kinni ja kui sul on uued ja sujuvad laagrid, siis see keerleb päris hästi. Täpselt sama teeme ka teisel pool. Nii, vaade on selline ja meil on 2 spacerit ja ratas. Alustame, et paneme esimese spaceri siit läbi. Paneme ratta läbi. Ja nüüd paneme teise spaceri. Võtame selle vastu siit tavalise 5-6 kandiga. Nii siis on. Ja nüüd teeb kõik töö meie eest 13 mutrivõti. Nii. Nii. Siis keerame selle peale. Ja siin on ka laagrid korralikud ja sujuvad. Järgmise asjana meil tuleb peale panna lenks. Lenks hoiab kinni meie Tilti double clamp. Praegu on see põgedas värvis. Et kõige esimene asi, me paneme selle siia peale. Lükkame lenksule peale. Ja siis lükkame kogu selle. Nii, ja nüüd me panime lenksu peale. Sul tuleb see sirgeks pöörata, et sa pärast saaksid ikka, et lenks ja ratas oleks kohal.
kohati. Ja see on see koht, kus meil läheb vaja 6 kanti ja me paneme nüüd selle SS-i kinni 6. kandiga. Nii, ja kui sa keerad selle tugevasti kinni, siis ükski jupp ei tohiks logiseda peale piduri. Nüüd tuleb troppest. Pole nii hea, aga ei juhata. Piduriga paremat ei saagi loota. Ja see oli kõik siis. See oli Groove'i tehtud tutorial, kuidas panna tõuksi kokku ja millised jupid valida. Ja järgmise korrani siis.